Hei! Uus YouTube'i video! Mina ja mu 3 naist. Täna on hilisõhtu kell 9, 11. november Vana-Vigalas. Täna siis mina, Oliver, väga hea reporter, täna tutvustan teile Vigalat ja meie kohalikke tublisi õpilasi, kui me neid leiame. Siuke haruldane värk, aga siuke suht pasane ilm on täna, siuke niiske, siuke uduvihm, vaata, ei kannata teil õues olla, aga nagu näed, täna jõudsime õue. Praegu kõnnime siin lasteaias mööda, ma vist taustal pole näha, vist ei olnud näha. Nüüd me jõuame meie legendaarsesse kohta, kus on nii palju konisid tehtud, mida isegi mingi, ütleme, Serbiast vanamees ei suuda elu jooksul ära tehagi. Siin on meie legendaarne sassipilk, lähme lähemale. Siuke, ma ei tea, kelle puhul see tehtud on, aga noh, siin on mingi tekst, oota. Vist ei ole näha. Homme päeval näitame teile. Siuke. Lähme siis edasi. Siin on meie prügikast paremal pool kätt. Sinna me oleme päris palju prügi vistanud. Aga kuna me oleme kõndinud paar meetrit vähemalt, siis me hakkame meie väga toredale ja rõõmsale Vana-Vigala põhikoolile. Need õpetajad on nii toredad, et nad lihtsalt otsivad meie asju läbi, meie olekutta või meie nõusolekuta. Loomulikult, ega kõik selle üle õnnelikud ei ole, on ju. Aga loodame parimat, et pikaajalised paar inimesed seal. Võib-olla on mõned inimesed, kes ei soovi meiega rääkida või kaamera kohe. Aron on ka, et Kus Alar on? vist pole näha. Siin kõnnib rahvas. See on rahvas. Oot, antu mulle kaamera kiiresti. Tervist. Härra. Mis on teie arvamus Vana-Vigalast? See on VR praegu. Jah, sobib. Jah, sobib. Mis te arvate sellest olukorrast, et Vana-Vigalas õpetajad otsivad asju ilma põhjuseta läbi? Debiilsed on tere. Ma kuulsin, et teil, kas on tõsi jutt, et ka teilt võeti pangakaart ära eelmine nädal? Ja mis oli õpetajate arvamus sellest? Mis nende põhjus oli? Härra? Võta siis ka väest, räägi. Jõudsime nüüd kaameramehe juurde tagasi. Ära tee palun. Uus intervjuu. Temaga. Tänan. Aga jah, tulme lahti. Alar, me saa vait. Me soovime ka küsitleda. Kas soovite küsitluse olla? Ei soovi. Keegi räägi Ma ei rääkinud sinuga. Need... Paned flash tööle nüüd. Nagu näha, ei ole kõige rõõmsalt keskkond praegu. Kõnnime praegu seal, ei tea. Vist juhtus midagi halba neil. Pole kindel. Aga noh, üks härra vähem natukenegi rääkis meiega. Seegi positiivne tänasele jutu ajamisele. Seal mingi teine jõmps, kuradi heelium õlipats hakkaks karjuma, kõik keegi temaga ei rääkinud. Teine noorne ju oskas viiskalt öelda, tema ei soovi olla küsitlusel. Noh, võiks olla vähem kõik nii viisakad, ütlevad nad ei soovi. Aga ei, nad peavad hakkama karjuma ja inisema. Ai, noh. Ja siis loomulikult, kui nad ei saa rahu, ei suuda öelda rahulikult ja... Aga näitame teile koolimajaga lähedamalt, kui koolirahvas kaasas ei ole, aga noh, teeb asja ära ikka. Mis kell on nüüd? Nii, pöörame siis kaamerad natuke sinnapoole. Siin on meie ilus koolimaja siuke sissesõit, et vasakule poole on parkla ja meie abistaja natuke jääb kaamerale. See on ka koolibuss, mida vist pole näha praegu. Sorry. Vahet pole, no põhimõtteliselt saate aru, vaata. Siin on siis meie kalade uks nii-öelda, kutsume kalade juureks, kuna see on akvaarium, kus on kalad, kujutate ette, isegi veel on elus. Siis läheme siia poole, siit ilus vaadikad koolist olema. Paar auk on, aga see käib ikka asja juurde. Lähme ikka meie uhke Eesti lipu juurde.
siin natuke mulda ka. Ilus loodus vähemalt. Oot, ära veel. Need olid väiksed sneak-peek'id, vaata. Oh, vaata kui ilusti lehvib see Eesti. Pass sittagi näha. Ei ole või? Kera küll. Igatahes siin peaks Eesti lipp praegu olema. Siis on mõned valged pingid ja siuke, aga pöörame siis ilusa koolimaja poole ka. On näha ikka. Assaraks. Mõtlen, siin vähemalt 50 noormeest ja noorneiut piinlevad igapäevaselt. Tänu mitmele põhjusele. Esiteks, üks põhjus on meie väga inetu, aga samas ka tore direktor. Mõned vihkavad. Põhjus on nagu see üks kährik, mida me ennem nägime, hakkas ainult mölisema, kui keegi temaga ei rääkinud. Kolmas põhjus siis on Anne. Tema suudab selgitada väga palju meie ajaloo ja ühiskonnatundides. Aga vahepeal on see tore, kui on kontrolltöö, küsitud küsimuse, ta terve tund pläkutab ja ei peagi kontrolltööd tegema. Aga noh, mis seal ikka kuradi, tutvustasime teile Vana-Vigalat ja meie kohalikku rahvast, et tänaseks ma pakun VVR-iga on lõpp.